Ja nüüd me lähme hommikusöögile. Juhu! Kell on 8. Või noh, 8:10 või midagi sellist. Mulla 20 on. Ma arvan, see punane on see arbuus, mis meile jõime. Ant maitseb igas riigis vorsti ära, jah? Täitsa okei vorst on. Vähem tavaliselt on Aasia riikides on vorst veidralt magus. Ütleks, et Vietnamis on Aasia üks parimaid vorste, aga endiselt veidralt natuke magus. Ja mina oma kohviprobleemiga, mul ei ole ühtegi taimset piima siin. Mina võtsin nüüd omale väikse snäki ka. Ans nüüd sõi oma elu parimat banaani, mis on nii suur. Tui croissanti niimoodi, et Šokolaadikastmine panin banaani sisse. on hea vähem. Šokolaad lihtsalt tilgub ja tilgub. Jaa. Täna on võrratu ilm, päike paistab, ilm on soe või noh, soe on kogu aeg. Aga kuna kogu aeg on soe, siis ikka riideid läheb oma jagu, nii et täna meie reisi, ma ei tea, 6. päeval lähen teen väikse esimese pesutiiru. Nii et viin meie riided pesumajja, mul selja peal väike mustapesukott ja käes ka. Nii et lähen viskan need pesumajja kiirelt, siis on jälle puhtaid riideid, millega ringi käia, nii et tulge kaasa minuga Vietnami pesumajja. Ma ei võtnud mikrofoni kaasa, ma loodan, et te kuulete mind hästi, aga lihtsalt tahtsin väikse võrdluse teile tuua, miks minna ja viia oma riided pesumajja, mitte teha seda hotelli kaudu. Hotellis isegi tegelikult ma ütleks, et oli üpris mõistlik hind. Oli 6 Austraalia dollarit kilo, ehk süke 3,50 € kilo. Hetkel oli meil enam-vähem 4,5 kilo riideid. Noh, oleks ta olnud siis, mis ta on, 27 dollarit oleks olnud see 4,5 kilo riideid, mis ei ole crazy hind, eks ole. Aga ma kõndisin reaalselt ümber 2 nurga. Mul läks arvatavasti 90 sekundit, et sinna jõuda. Ja seal maksis 5 dollarit kogu kupatus. Lõppkokkuvõttes 20 dollarit säästu. Ja nagu te olete näinud, siis riigis nagu Vietnam 20 dollarit on päris suur raha. Ma hüppan siit, ma jõudsin elektroonikapoodi, et lased mehe üksi linna peale, siis jõuab ikka elektroonikapoodi. Lähme nüüd puuli äärde. Ma panen hotelli sussid jalga, siis ei ole neid teendamasid märjaks. Ma ei tea, lähme voodisse, sest ega siin varjulisi kohti väga ei ole. Mine keskele või? Appi. Teeme siia. Jah. Ja nüüd on aeg minna trenni. Nii et me teeme meil on kava 3 korda nädalas, nagu jõukakava. See tähendab, et üks on käidud. Täna on 4 päev, nii et täna tuleb teine teha, homme tuleb 3. teha. Ja siis ülejäänud päevad on kargad. Aga kuna me kõnnime nii palju, siis see ongi meie karg. Ja ujumine ka. Ma vaatan, mis see minna jõumi siin on. Võimalik, et peab midagi asendama seal. Yeah. Siin on replikud. Private gym. Kuule, siia okei, siin ei ole midagi. Ei no, hantlid on, see on, millega saab ülevalt alt. Kas see on jala oma ka või? Kuule, siin on suht palju ja... See on nagu, jah.
kuule, see on üks masin, teeb kõike, näe. Vist küll, jah. Nii et ja privaat-gym tuleb põlema ja hakkame kurat tegema. Nii, gymis on käidud. Mina käisin pesus ära. Vahetasin riided, tegin ennast korda ja Hans pani just YouTube'i ajastas vlogi ära. Nii, ma kohe näitan enda outfiti. Ma ei tea, kasti siit näha on. Tagant lahtine, luus. Ja nüüd ma mõtlen, kas ma panen siia. Kohe näitan. Tegelikult nägin, kuidas ükskord tehti seda peapaelaga ja mul kuskil on peapaelaga, ma ei viitsi ütsida. Jou, peeglirahvas. Trennis käidud, pesus käidud, ilusaks tehtud ja nüüd olen valmis sööma minema jälle. Kõht on küll tühi, minul läks lausa süda veits pahaks, ei tea, kas pingutasin. Võimalik või jah, mul on kõht igastahes väga tühi, nii et lähme vaatame, mis me leiame siit Hoianist. See on kõige parem täna. Siin on pood, siin on pesukoht ja siin on siis nüüd see söögikoht ka. Me oleks võinud üle käia Kurest üle tee minna. Siin ongi meie pesu või? Siia? Mitte siia. Siia. Hansul õpetatakse, kuidas ta nüüd oma pannkooke tegema peaks. Like this? Open. Yep. Yep. Like this? Yes, okay. And now roll it up. Roll, yes. Okay. And what sauce is this? Peanut sauce. Peanut sauce. Beautiful. Thank you very much. Thank you. So good. On hea või? Nii, jõudsime pesumajja. Kell 4 pidi meie pesu valmis olema, aga sai nüüd palju varem valmis. Vau, kõik on ilusti volditud, tehtud. 20 taala säästsime. Jah, et ei võtnud hotellist otse. 90 sekundit kodust vist. No minu point oli ka, miks mitte hotell, või et võtta ikkagi pesumajast otse on see, et reviewsid vaadata, et sa ei saaks 4 mõõtu väiksemaid riided kaasa. Ja lõppkokkuvõttes arvatavasti see on pesumajale ka kasulikum. Otse lähme nende juurde. Ma arvan ka, et nagu ikkagi lõppkokkuvõttes nad kõik siin on väiksed appi. Nad kõik on siin väiksed small business ownerid, on ja. Kõik on ettevõtjad siin oma majade all. Et siis pigem minna otse sinna, kui läbi vahendajate, kui võimalik. Aga ma ei tea, kas sa nuusutasid seda või? Nuusuta seda kotti korra. Ülihea lõhn. Lilleväli ütlen. Ja, aga nagu mitte siuke vastik pesupulbri lillelõhn, vaata. Vaid nagu mingi hea lõhnaõli isegi, ma ütleks. Ja nüüd, sõbrad, ma loodan, et te kuulete mind hästi, sest et nüüd me lähme Brenda tahaks kohvi saada. Ma tellin ka kohvi seekord. Kujutate ette? Ma tellin coconut kohvi, kui Põhja-Vietnamis Hanois on e-kohvi, munakohvi väga popp ja asi, siis siin on coconut kohvi, nii et lähme proovime ära. Tund aega massaaži on siin alla 20 taala, 15 taala. Palju eile oli? Eile oli 25 taala. Eile oli jube hea massaaž ka. Oli? Lähme korra sinna küünlapoodi, siin tundusid jube lahedad. Lähme. Küünlapoodi küll. Simple Gander. Kas need lilled on küünlad või? Ma arvan küll. Lahe. Need on küll jube ilusad kingitused ju. Väga äge. Meil köögis üks siuke on. Kuule vaata, äkki siin on see on mingi süsteem, et sa saad ise mingi disain. Äkki saadki ise mingid lillekesi panna sinna. Südamega. Jah, siit võtadki need. Need lilled on jube lahedad. Lilled on nagu küünlad, aga neid, mis ei saa põletada. Või on ikka? Ei saa aru.
Neil võiks olla siin see otsas, vaata, oih, aga nagu lahe kimp. Mulle meeldib, et siin on see jõulu oma. Nüüd ju tulime coconut coffee jooma. Paneme siit fänni tööle. Istume siia. Nagu te teate, siis mina väga ei hooli Kookosest või kohvist. Siuke pall või? Jah, nii et ma hea meele, ma tegelikult ei hooli kummastki, aga see kookose jäätis on küll mega hea ja see sobib selle kohviga Kas hästi. sa saad üldse? Võta mingi alumine tükk ja vastu klaas jääb. Üli hea. Väga hea. Ja need on, see ei ole siuke jäätis, vaata, nagu need on suht kõva siin. Muidu kohvi oli jube, kange. Kange oli muidu jah. Aga seda jäätist pigem on siin, ma peaks ütlema. Ma panen terve selle palli suu. Oodake. On hea. Ma pean ütlema, et see oli kõige parem kohvijook, mida ma elus olnud. Ma olen nõus. Sina oled nõus või? See muna e-kohvi super hea, super kreemine, no ma jõin seda 2 aastat tagasi. Ja teine asi oli mingi soola Vietnami kohvi. Ka üli hea, aga ta ütleks lihtsalt jääkohvi, millel on väike soolane mekk juures. Aga 2 aastat tagasi, kui ma seda e-kohvi proovisin, ma sain aru sellest, et nagu see on nii kreemine, see on nii hea, see nagu sulab lihtsalt suus, üli maitseb. Aga see meeldib mulle rohkem. Esiteks, ta on jääjook sellise kliimaga üli hea, vaata. Need kookosepallid ei ole nagu jäätis. Jah, see on nagu nii hea ja ma kujutan ette, et seda suudaks juua iga päev. See munakohvi, see on siuke veits, et jood korra nädalas, siis on juba piisavalt. Et ta on lihtsalt, ta on siuke, ta on magus, ta on tummine, ta on suht pähkendav. See ma räägin, et see, kuna ta on jahe ka, siis ta on ikkagi siuke värskendav. Ta ei ole liialt magus ja nüüd, kui see kohvi on juba nagu sulanud, siis kui ma siukest värvi kohvi muidu näeks, siis mul veits oleks mingi, ma ei tea, kas ma tahaks lonksugi võtta, et joodki piima, kus on väike kohvitilk sisse pandud. Aga see oli hea. Nii et me oleme mingi 20 päeva veel Vietnamis, nii et mul on 20 päeva aega kohvi juua. Ja nii Jans hakkabki kohvi jooma elus? Ei, ma Vietnamis joon kohvi. Samamoodi nagu me Itaalias jõin 5 päeva kohvi. Nüüd 5 päeva? Jah. Ja siis lõpetasin ja nüüd Vietnamis joon 3 nädalat kohvi ja siis lõpetan. Viimane pall. Siin ei ole sul on pall. Mul ei taha anda või? No võta. Ei, võta enda. Võta. Ma ei hakka võtma. Sinu kohvi. Võta. No nii, armsad sõbrad, oleme tulnud Hoi Anni vanalinna. Käisime veel, ma täpselt ei mäletagi millal. Me vist viimati nägite, kui me kookosejäätist sõime. Nii et me läksime, chillisime veel passu ääres, mängisime kaart, käisime ujumas. Happy hour'i väiksed margaritad, eks ole. Nii et ja nüüd oleme Hoi Anni vanalinnas, jalutame hetkel vanalinna sisse, et minna Hoi Anni ööturule. Loodetavasti on umbes 1,5 tundi ööturu. Minu meelest tulnud juba. Ei ole. See ei ole veel turu. Nii et siin on praegu juba me oleme siin, jõudsime taksoga siia ja et me oleme näinud siin juba nii palju asju, et siin võiks 3 õhtut veeta ja mitte nii kaugele jõuda, kus me oleme praegu, aga me lihtsalt praegu tahame sinna ööturule jõuda, sest umbes 1,5 tunni pärast läheb kinni. Nii et kõik linased riided nagu 10 taala, jah? Siin on vähem kui 10 taala. Nii pea kui kaamera kinni panin, siis tuli minu juurde üks siuke, ma pakun 11-aastane poiss. Ja küsis mult, et kas ma võin oma inglise keelt praktiseerida, et ma ütlesin muidugi ja uuris, kust ma pärit olema, kas Austraaliast, ma ütlesin jaa, et siis ta küsis, et kas Euroopas oled reisinud, siis ma mingi jaa, sest ma tegelikult sündisin Euroopas. Ja siis küsis järjest riike, ma andsin talle vihjeid ja mees ise küsis Estonia, ütlesin jaa. Yes. 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 Just like to travel. Sorry? What's your hobby? Travel, yeah, same. Yeah, you like to travel. Do you live in? I live here now. You live? Yeah. Where you lived before? In England. I'm from England. Where is that? North Vietnam. North Vietnam. Mina terve aeg ja võib-olla see on see küüniline turist, mina mõtlesin, et et mingi hetk
räägime toredat inglise keeles ja siis küsitakse mingisugust raha või midagi. Aga see on, mulle tundub, et see on Aasia riikides väga suur teema, sest mina olen pallil väga mitu korda niimoodi noorte koolilastega rääkinud ja neil ongi need mingid koolisärgid seljas ja nad teevadki praktikat ja nad alati küsivad, et kas sinuga võib inglise keeles rääkida, kas ma võin praktiseerida. Aga nagu tavaliselt nad on nagu väga ebavlevad ja võib-olla filmivad. No see mees oli automaatne. Tema oli tõesti paremini inglise keelt kui mina ja selles mõttes, et see, et ta arvas ära Eesti on veits crazy. Enamik inimesed ei tea, kus Eesti on ja mis asi Eesti üldse on. Ta ütles Rootsis, ütles Soomes, ma ütlesin, et sa oled väga-väga lähedal, aga see on väga väike riik. Ja siis ta oli, Estonia ja siis küsis. Kas kõik ütleb talle midagi? Kas sa oled Lätis käinud, kas sa oled Leedus käinud, kas sa oled Poolas käinud? Nii et rääkisime ja siis rääkisime, et talle meeldib jalgpalli mängida, rääkisime jalgpalli ja memmist. Hobid on. Aga lihtsalt mehel tuli niimoodi. Ja see oli nii naljakas ka vaata, et nagu, ja see vestlus, ma arvan, paljude täiskasvanutega ei ole nii huvitav vestlus. Sest lihtsalt see on mingi, mis hobid on, mulle meeldib jalgpall, mulle ka nii, kas sa jälgid praegu jalgpalli ja mis kelle tiimid on ja Hans ütleb, et tema tiim on Portugal, aga Nad on juba väljas. Nad on juba väljas. Et ta teadis kõike. Täiesti crazy. Aga see on suht tavapäras, et minu meelest nad kõik käivad praktiseerimas niimoodi, nad õpivad inglise keelt. Aga peab ütlema, et see 11-aastane poiss oli üks inimene, kellel on üks parimaid inglise keele tasemeid, kellega ma olen siin rääkinud üldse. Ja aktsenti põhimõtteliselt polnudki. Super. Nii et väga lahe. Me nüüd üritame jõuda sinna ööturule ka, aga see reaalselt juhtus kohe peale seda. Kuidas me selle laterna koju saaks? Ma ei tea. Ma täna ei taha neilt küsida, aga kindlasti neil on mingi viis, kuidas see kokku pakitakse. Vaata, kas need seal kotis, kas need ei ole nagu kokku pandud laternad või? Vist on jah. Mõtle, kui lahe, kui meil oleks ikka maja taga, maja ees. Aga me võiks ise teha need ikkagi, ma arvan. No vaatame. No vana hea, seda juba teame. Selline tunne, et kõike on vaja. Nagu meil ei ole nii lahedat lõikelauda ju kodus. Ala lõikelauda. Mõtle, siin serveerid midagi lahedat. Joogialuseid, peegleid, järjehoidjaid. Kõik on lahe. Puudubki kellukene kodust, on ju. Hulki on meil kindlalt vaja. Nüüd sööme me kaolaod, mis on siis standardne siuke Vietnami tänavatoit, kollased riisinuudlid, mis on leotatud mingis vees, pork 2 erinevat viisi ja natukene juurikaid ja mingisugune leem on ka, nii et proovime ära, maksis ta $2. Let's go! Me tellisime seda kohalikku toitu ja seal oli oktopus ka, aga ma mingi et seda ma nagu suurt ei taha, et ma tahaks lihtsalt seda vart, mis nad grillivad. Pärast otsime selle üles, siit me oleme juba läbi käinud. Me oleme söömise lõpetanud, hakkame kohe liikuma ja vaadake, mis siia lihtsalt imeväel ilmus. Pumm! 8 jala käru. Nii et ma lähen sinna nüüd. Meie õhtusöök koos jookidega. See võiks sinder. Läks maksma $7. 2 peale. Kokku, 2 peale. Mingi eurodes 4 eurot või? Jah. Aga ma lähen veel 8 jalgu sööma. Come on. Juustupulk. No nii, hakka aga maitsma. Täna. Läks nüüd filmima. Juustupulk esimesena. Nagu juustupulk. Grillitud juustupulk. Ja nüüd El Octopussi. Ei ole parim. Kõigelt vürtsikas. Grillitud. Juustupulk on hea. Minu kord. Juustukas näeb jube hea välja. Juustupulk on juustupulk. Päris hea. Oktopus on ka päris hea. Ja vürtsikas, aga mul on
nägu koos ja mingid kutid naeravad ja vaatavad mind, kuidas ma oktopussi sõin, et kas mulle maitseb või maitse selja taga. Päris hea. Ma olen paremat söönud, aga tegelikult päris hea. Oleme jõudnud Night Marketi teisse otsa või Night Market juba pakitakse kokku. Mõni osa tuleme shoppama siia. Siin on jõgi. Hetkel palju pole näha, sest et on öö. Õhtu. Meie keerame otsa ringile, vaatame tagasi, mis saab ennast. Jaa, meil on teine pool läbi käinud või kinni pannakse niikuinii, aga nüüd ongi kõigil suva, nüüd ongi hea vaadata, see on jälle häkk. Jah, just. Päeval või õhtul käid vaatad kõik asjad ära, aega pole enam, pannakse Marketi lõpus ostad. Homme õhtu tulen ostma, sellepärast et õhtul keegi ei viitsi tegeleda sellega, et nad pakivad oma asju rahulikult ja... Just, ütle, et ma annan sulle 50 tuhhi, mis on mingi 3 daala ja nad ütlevad, davai, no problem. Nii et lähme vaatame ja tegelikult selles mõttes me lihtsalt läbi ka selle vanalinna, kus ei ole see Night Market, me lihtsalt tuhisesime läbi, nii et aga arvatavasti igal pool kõik hakkab vaikselt nüüd sulguma. Nii et üks õhtu me tuleme siia kella 5 ja oi, kuidas me siis vaatame ringi. Ja mina otsisin Omari ja kõhu Omari? Omari. Omari, lobsterid. Ja, on Omar vist, jah. Ja, see on kuidagi nii. Ma mõtlesin, see kõlas nagu mingi, et see nagu inimest otsisid. Minu meelest eesti keeles lobster on homar, ma pole kindel. Minu arust on ka. Aga igal juhul otsisin lobsterit ja siis ma mingi suva, võtan midagi muud, kõht on tühi, värki-särki, istusime kuskile maha, sõime, nägite, mis sõime. Nägite. Ja me kõndisime siia taha otse, see oligi lobsteri place oli. Ja kui te praegu näete meie selja tagant, siis kõik on pime selja taga, nagu ei ole putkasid enam, nüüd me hakkame jõudma siia, kus jälle putkad on. Ja seal kauguses ma nägin, et üks grill huugas täiega ja ma ütlesin Brendale, lähme kõnnime sinna lõppu, ma tahan teada, mis seal grilli peal on. Ja siis see oligi see koht, kus lobsterit müüdi. Seal ikka on, seal on need samad asjad, mis ja sama oktopus ja juustu see, mis me sõime. Aga ei, seal oligi lobster, nii et äkki võimalik, et siis üks õhtu tuleme sinna, lähme sööme seal jõe ääres lobsterit. Mõt. Kuna Hans jättis ühed need ühed trennipüksid koju ja tal on ainult ühed, siis tal oli juurde vaja, nii et Hans nüüd ostis omale just trennipüksid. Toidukärudega käib siuke liiklus, et ise ka ei usuna. Ja juba järgmine. Juba järgmine tuleb. No vaat järgmine. Ja vaadake, see on kõige huvitavam toidukäru minu arvates, sellepärast, et siin ei ole mitte ühtegi ingliskeelset silti peal. See on kohalikele. See on kohalikele, nii et... Näe, all on corn sweet soup. No võt, midagi on. Oleme teinud järgmise ostu. Brenda võttis endale mango smoothie väiksest putkast. Üli hea. Blenderdatud mangona. Nagu ta ei ole smoothie tegelikult, ta mango maht. Ta on jah. Nii et väga hea. Tere hommikust, sõbrad! Imeline järjekordne päev Vietnamis. Täna me läheme randa. An Bang Beach. Meie oleme Hoi Anis. An Bang Beach on natukene Hoi Anist väljas, nii et sinna muidu mingi 2 kilomeetrit. Eks põhimõtteliselt meil on variant sinna kas jalutada, minna taksoga. Meil on hotellis ka tasuta jalgrattad, nendega saaks minna. Aga täna kell 10 läheb ka shuttle-buss, läheb sinna randa. Nii et me läheme shuttle-bussiga. Meil on eilsest trennist kõik kohad nii valusad, et ma otsusime täna rattaga ei jaksa sõita. Just. Ja hea on see, et siis saab rätikud saab kaasa, et minna randa. Ja rannas on siis tehtud mingisugune diil meie hotellil ühe siis restoraniga, kellel on oma seal varjud, toolid, asjad. Nii et me lähme sinna ja meil oleks nagu oma hotelli ala ka seal. Nii et lähme tšekime üle, vaatame, mis rannas toimub ja täna peaks ilm väga mõnus olema. Nii et let's go! Saame rätikud kaasa. Ja nüüd 608. Thank you. Brenda, teeme ennustusi. Sa pead ennustama 2 varianti on. Kas shuttle-buss on päriselt siuke väike buss, minivan, auto või on see lahtine nagu golfikäru tüüpi?
kõige roadtrip'i värk alati on hotellides. Ma lootsin ka, aga mul kõhutunne ütleb, et ei ole millegipärast. Ma mõtlesin kusjuures eile sellele, et millisega me lähme. Ma arvan, me lähme mingi auto, mingi väikse auto, mingi minivanniga või midagi. Ma arvan ka, et minivann. Aga eks ole näha. Pange kommentaari, mis te arvate, mis tuleb. 2 minutit on aega. Ja seni, kuni me ootame oma bussi, siis ma mõtlesin, et ma räägin, mis meil buss jõudis. Ja mis te pakkusite? Minivann. Ersu tuli. Kahekesi lähme või? Hai! Hello! Igal juhul. Meil on Hoi Annis on siis 2 nädalat majutus ja meie kogu reisi eesmärk seekord oli see, et me tuleme puhkama, mitte reisima. Aga ilmselgelt ma tahan ringi näha, vaadata, käia, teha ikka mingisuguseid asju, sest see on üllahe ju. See ongi tegelikult reisimine on ju. Ja siis me proovime seda nagu niimoodi balanssis teha. Ja täna hommikul panime kokku listi, et mis me siis ära teeme. Ja tundub, vähemalt mulle tundub, me otsustame selle nädala lõpus, mis me viimane nädal teeme, sest meil on 2 nädalat siin kõik bookitud ja siis viimase nädala me jätsime lahtiseks, et mul on tunne, et võib-olla me jääme ikkagi nagu reisi lõpuni enam-vähem siia kanti. Jah, no eks ole näha, jah. Mina arvan, et võimalik, et ei jää ka siia, sest et tegelikult ma arvan, et praegu see list tundub suur, aga võimalik, et me teeme neid asjad palju kiiremini ära, kui me arvame. Yeah. Aga eks ole näha. Aga mulle lihtsalt tundub, et siin on hästi palju nagu teha ja samal ajal nagu me tahame olla ka vaata. Et meil on nii hea hotell, kus olla niisama, aga jah, me tahame siis minna maailma kõige ilusamale rongisõidule. Minu meelest sellele vist läheb nagu 2 päeva nii-öelda. Siis kindlasti me tahame minna cooking classi. See on üks asi, mida me kindlalt alati teeme reisidel. Siis me tahame minna kindlasti night marketit sinna paadiga sõitma, see laternate teema. Me tahame minna laternate workshopi, kus me teeme endale ise laterna. Ja siis ju meil on vaja minna õmble juurde, kes teeb meile riided. Ja rohkem ei mäleta, aga minu meelest Streetkultuur, snorgeldamine, mägedesse tripid. Ookeani ääres tahaks olla. Passu ääres. Teema palju, aga eks ole näha. Me just tulime maha ja siis naine tuli meile vastu ja Hans ütles, et vaata, kuidas asjad käivad. Nii et, aga ma ütlesin Hansule, et tegelikult kõik hinnas ja hotellipuhkused tavaliselt nii käivadki. Meie lihtsalt tavaliselt ei tee selliseid puhkuseid. Kus kohas? Liiva peal. Ma ei julge maha jääda, äkki jään ilma. Millest? Tasult asju. Lõpeta ära. Lahe, kohalik koht ikka. Kus siin nii vaikne saab olla? Ikkagi me oleme veel kõrghooaja viimasel kuul siin, et... Fiini köök ja baar. Shower room. Mina mõtlen lihtsalt, et kus kohas siin ujuma peab, kas selle võrgu sees või? Kas siin on, ma ei tea, kas Vietnamis on krokodillid ja haid. See on siis ujumise rand seal, jah. Et tegelikult siin, kus inimesed praegu siin on, see ei ole kontrollitud koht, et peaks võrgu sisse siis ujuma minema. Aussis on ka, et te teaksite, siis näete, et siit jookseb see joon, siis Aussis on ka tegelikult, mida rohkem põhja poole liikuda, siis on tegelikult ametlikult randades need kohad, kus kohas ujuda, sest randades võivad olla haid niikuinii, aga krokodillid ka hakkavad mingist hetkest. Armud sõbrad, selline on delfiini joogilist. Vaatame, mis siin kohe on. Koka 40 000. Noh, natukene kallim, aga rannas eeldadki seda. Kookost pakutakse või? Kookost kohe vaatame, otsime, kas on fresh koko on vist. 60 000, $3. Nii, me vedelesime mingi hetk seal. Ma ei tea, kas me sellest videosid tegime või mitte. Me tulime siia üles, siin saab nende puhurite all olla. Ja samal ajal ma kohe näitan, on meil ülihea vaade. Real vist enne näinud, mis oli 43 on praegu Real Feel, jah. Millega meie peaksime ju harjunud olema ise oma Griffithist tulema. Meil on mitu kuud. Meil ei ole niiskust, nii et teistmoodi kraadid. Aga nad on samad ikkagi selles mõttes, et
ma ei teagi, see kuum on, vaata, meil on nii kuiv Griffitis, et see 44 on siuke, mis kõrvetab nahka, et sul on nahal valus, siis siin on lihtsalt see, et sa tilgud lihtsalt kogu aeg, et nagu selles mõttes rõve alla, aga see valus ei ole. Jah, aga nagu kuiv, no Griffiti kuiv, see 44, sellega nagu ma ei saa väljas olla, sest mul on valus nahal. Igal juhul väga umbne on, väga kuum on väljas, nii et siis me tulime siia ülesse. Puhurid käivad, lähme piljardit mängima kohe, chillime siin ja siin on õhku veits ja vaadake vaadet. Nii et ma ütleks, et siin on parem vaade kõvasti kui seal nende umbrellade all. Stuff on siin, nemad ju söövad siin. Siin on see. Loodame, et kõik pallid on olemas, peab vaatama, kas siin on igal juhul, me hakkame piljardit mängima nüüd. Sa pead enda seda vetistele puutuma. Ei. Enne läks triibu vastu. Vaatame üle kaamerast. Minu mõnest ei läinud minust. Vahetele. Ei mängi kunagi. Piljardimängus on põnevad seisud, Brenda peab ainult musta veel sisse saama, minul on 2 triipu ka veel. Brenda võttis eilsest juba teile tuttav coconut coffee. See on, täna on teistsugune, täna on selline nagu vaht nagu. Jah, Vahu kookosejäätis. Vahu kookosejäätis, aga on hea. Super. Ja ta nagu tseguneb juba. Ja rohkem siuke shake juba. Ja. Ei tea, palju kaloreid on siin kookosejäätises. Ei tea. Piljard mängitud, nüüd me tulime istusime tagasi siia oma kohale. Ja nüüd me tellisime omale süüa. Hans, mis sa tellisid endale? Mina tellisin panmi endale. Hans tellis panmi endale ja mina tellisin endale scallops. Kammkarbid. Ja siin jõudsid minu kammkarbid, mõtlesin välja. Kammkarbid sibula ja pähkliga. Kohe maitseme ära, ma väga elevil. Ja siin on Hansu panmi ja mina olen ka rääkinud, et mina ei tea, see panmi vist ikka ei ole siuke nagu mulle meeldiks, mulle ei meeldi, kui on vahel pole midagi ja sai on enamasti, siis see on see panmi, mis mulle võiks meeldida. Maitseme ära. Maitseme ära. Maha ei kuku. Vist tilgutasin küll maha. Ma olen ise varsti üks pähkel. On crazy, kui palju pähklit igal pool on. Pähkel on teema. Maitse ka. Aga maitseb. Igas pähkli ja möksid peal. Aga jah, beef and cheese panmi. Ma ei ole kindel, kas see on Vietnami toit või mitte. Nagu see täidis. See on põhimõtteliselt, see on nagu juustuburgeri panmi, ma ütleks selle kohta. No see näeb siuke nagu Manti on täidist on normilt, nagu siiani need panmid, mis ma söönud olen, on 2 väikest õhukest singiviilu vahel olnud. No. See on täiesti juustupurks ju. Ma nägin, see on juustuburgeri panmi. See on parim panmi, mis ma saanud olen. Ma ei teagi, Üli hea. Kui tulete Vietnami kas see on traditsiooniline või mitte, aga maitsev on ta küll. 6 karpi. Scallop on ikkagi nagu... Jah, $7. Tavaliselt on... Kallis ja fancy taustud. Austraalias on 3 tükki, on $25. 3 tükki jah, on maks ja $25, see on 7 tükki. $7 või? $7 oli see, jah. Jah, mega. Ja see panmi, tulge seda panmiid sööma, see on üli hea. Toit on söödud, jook on joodud. Kell on mingi 1:30 või? Ei tea küll. Otsustasime, et lähme tellime takso, liigume tagasi hotelli, lähme basseini ujuma, pärast seda lähme tuppa, käime pesus ära, siis lähme, mul on vaja keha koorimisse minna ja Hans läheb massaaži samal ajal, mingi hetk mul on vaja küntesse ka minna, ma ei tea, kas ma täna jõuan. Ja siis me lähme tagasi koju, siis peale massaaži on tavast õline olla, siis peaks pesus käima siit või? Ja siit tulime. Lähme vanalinna. Ja siis me lähme vanalinna. Saame mööda. Ja lähme siis käime õmblejate juurest läbi. Just. Vaatame, mis me endale õmmelda laseme. Me võiks mingid inspa pilte tegelikult vaadata. Mingit eeltööd oleks vaja ka teha.
aga mul on enda kleitidele, sul ei ole. Nii et ja siis lähen vanalinna ja siis tuuseldame seal ringi. Tegelikult mul on mitu päeva olnud vaja lõksu, 2 toppi, mul on 2 paari plätusid, mõlemad hõõruvad. Ma olen ainult tossudega saanud käia, nüüd mul on vaja mingeid asju osta. Me täna oleme varakult vanalinnas kohal, nii et saame shopata nii, kus süda lustib. Jah. Nii et Taylorid on väga suur teema, Aussid tulevadki Vietnami, no nad ilmselgelt ei tule sellel põhjusel. Kõik tulevad, aga nagu Aussid, ma enne mingis klipis ütlesin just, et mis see oli? Vietnam jet või? Vietjet. 40 kilo on pagas ja meil on vahepeal 80 kilo pagas ja Hans ütles, et see on ainult Austraaliasse. Et see on nagu väga targalt tehtud, et nagu enamik inimesed tulevad siia, lähevad siin Taylorite juurde ja lasevad omale siin riid tõmmata. See on väga suur teema, see kvaliteet on väga hea, siin tahaks paari päevaga riided, ma ei tea, kotid, plätud, kõik asjad valmis. Ja siis sa saad oma 80 kiloga levida tagasi Aussi. Just. Nii et ülihea. Nii et lähme vaatame, kuidas seal Taylorite juures see värk käib ja palju maksab, anname teada. Istusime juba maha, kleidijoonis oli joonistatud, pildid saadetud, kõik asjad tehtud. Põhiasi, mille pärast ma üldse seda kleiti tahtsin, nad ei saa teha. Tõmbab nagu seda keskkohta kokku nagu korsets ja siis tuli siuke nagu puff kuusade juurest, aga nad said seda puffi teha vähe, mis on fine, aga tegelikult siin on üldse puffi. Et selle kleidi ma võin tellida ükskõik kust vaata. Just, nii et praegu ei läinud, aga nüüd me enam-vähem vähemalt teame, mis siin nagu on ja mida me tahame, nii et mõtleme natukene ja kindlasti on kuskil keegi, kes teeb puffi. Ja nüüd meil on vähemalt ka selle kleidi nagu hind, mis ta ütles enam-vähem, ehk siis kui me näitame kuskil mujal kellelegi kleiti ja siis me saame teada enam-vähem, et kuidas need hinnaskaalad võiksid olla. Ja nad on ju harjunud siin, et inimesed ongi 1, 2, 3 päeva siin, eks nad teevad 1-2 päevaga asjad valmis. Meie oleme siin 2 nädalat, nii et mul on aega tegelikult käia meil on aega. Vot, aga lähme vaatame kuskilt tampsu süüa on. Super. Nii, ma tutvustasin Ansule enda cooking klassi, mis ma leidsin, nii et me praegu bookime seda ja vaadake. Tulukesed on tööle läinud, osad paadid on juba ära läinud, nii et rahvast läheb järjest paatidega sõitma. Seal on neid veel rohkem terve hunnik. Me lähme ka, aga siis, kui on nagu pime. Kevadrollid ja see on siis kohalik Hoi Anni roog, valge roos või valge roosi pelmeenid, mis on tavaliselt seahakliha ja krevetidega tehtud, nii et proovime mõlemad ära. Kas midagi saab olla halba ka? Kõik on nii hea. Kolime siia lihtsalt toidu pärast. Jah. Käime korda mööda 3 kuud siin, 3 kuud Tais. No. How much does it cost? 2 people? 200,000? And 300? Nii, Brenda proovib, kuidas käib juuksenõel, vist ma nüüd sain aru. Mau tới rồi đấy ạ. No hot that one. Nii, naine tegi sonksi pähe mulle, sest pidime ära kosma. Aga on mikri hiljem. Ma ei tea, kas me siin tohime seda teha päris. No me käisime ju siin söömas. Yeah. Oh my god. Thank you. Thank you. Kuhu me istume? Istume siia keskele, ma arvan. Filmist. Täiesti pekkis see üli hea nali jäi ära. No ei ole hullu. Brenda tegi ilgelt hea nalja ja ei filminud samal ajal. Ei, ma filmisin oma arust ja see nali ei olnud nagu meelega tehtud. Vaid see nali oli tehtud. Miks mingi tüüp meie paati hüppas. Me jäime ääre alla kinni. Juuksed kuidagi imelikud. Ja nüüd meie 20-minutiline paaditrip algas.
paaditripp oli $11, nii et lähme vaatame. Päris lahe. Me saime isegi romantilise kaaremusi. Ja kõigil on see kaar ei ole või? Ei ole kõigil seda ka. Mingi mees kõndis enne mööda meist, oli mingi brother, romantik, miks sa ei võta? Jah. Romantiline tuur. On sulle siis? Aga minul oli juba naisega diil tehtud, ühe naisega, nii et mina ütlesin, me lähme ostame juukselõksu ja siis ma tulen. Oh. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Brenda langetab oma laterna vette. Ja Brenda, ma lähen siia tahapoole. Kuidas ma teen seda? Kas sa soovisid midagi ilusat ka, Brenda? Jaa. See on ju prügi, aga ma saan aru, et see korjatakse kõik ikkagi üles siit. Jah. Et seal on see tops, seal on see vaha väike ja no ma ei ole näinud seda prügi vees. Jah. Vähemalt see on... Sest turistid ei tuleks seda tegema, kui nad ei korjaks seda kokku. Ja. Vähemalt positiivne on see, et see on kõik paber põhimõtteliselt, eks ole. Thank you, sir. Thank you. Thank you, have a good one. Thank you. Ega ma arvan, et keegi ei vingu ka vaata, et mis asja ma olin 5 mintse vähem vaata. Jah. Või 10. Paaditripp sai, pigem oli 10 minutit kui 20 minutit. Nii et jah, oli natuke lühem, kui võib-olla planeeritud öeldi 15-20 minutit, tegelikult jäärtesti 10, maks 15. Nii et, aga ei, tore. Brenda, kas sulle meeldis? Väga tore oli, absoluutselt tasub minna, no ja ilmselgelt ta ei olnud 20 minutit, siis me mingi juba tagasi. Aga ta on tore asi, mida teha, sest muidugi ma ütleks, et need paadid ise näevad ju siit palju lahedamad välja, kui seal sees olles. Ma ise mõtlesin sama, et see tegelikult kaldalt näeb lahedam välja, kui seal ise sees olles, aga samas inimesed peavad minema ja tegema seda ja kui nad inimesed ei lähe ja ei tee seda, siis ei ole kaldal näha ka midagi. Aga see on ikkagi äge selles mõttes, et nagu ta on ikkagi... Romantic. No, thank you. Oh, why not? Sest me just tegime seda. Aga mis ma ütlesin nüüd? Oleks meelest ära. No, igal juhul. No, thanks. Me peame sinna marketil jalutama. Lähme siis, miks me siia tulime? Muidu paadi inimesed kollitavad. Aga ta oli ikkagi väga lahe oli seal vee sees ka olla. Ja no kogu see laterna point ja asjad mulle tegelikult meeldivad, nii et ainuke mure, mis mul oli see, et noh, ma ei tea, aga no arvatavasti korjatakse need laternad kõik sealt ära, sellepärast, et ma olen näinud mingi jões või vees mingisuguseid suuri kaste, millega Aasia inimesed tavaliselt väga palju reisivad, aga ma ei ole näinud mingit sükst asju. Oota, Hans, ma nüüd tahaks korra vaadata ringi. Nüüd me vaatame marketil ringi. Ega sina ei pea siit nägema. Me ostsime 4 postkaarti, väga ilusad. Üks on selline. Teine, selle me võtsime endale. See oli meie lemmik. Või noh, me saadame selle endale. See, või noh, tegelikult need kõik 4 olid meie lemmikud, mille me ei oleks nii võtt. Ma ei tea, võib-olla isegi see on mu lemmik. Ühesõnaga, väga numpsid. Saadame mõned postkaardid reisu pealt. Jah. Ja me hakkame tegema seda nüüd iga kord. Kui me oleme kuskil reisil uues linnas, me saadame koju endale ühe postkaardi. Aga unustasime Ho Chi Minhist teha seda. Ja meil on vaja kuskil Ho Chi Minhi kaart leida. Ja saadame siit suva. Nii, ja see on see fancy koht, kus me siis otsustasime homaari süüa tee ääres. See jõgi on siin samas meie kõrval. Jõgi on Waterfront restaurant. Tee ääres tuleb süüa selliseid asju. Just. Ja vaata, kus rahvas kohe tuleb. Siin on köök. Või no siin on meie söögikoht, see käru. Ehk siis seal valmistatakse meie lobsterit. Tuleb siis koos kurgi, eggplanti, 1000 erineva asjaga, nii et mekime ära. Ja sellised kohad on tavaliselt ikkagi kõige ausamad. Nad teavad, kuidas neid asju teha. Ja noh, tegelikult on ju mega palju inimesi. Vaata, sa korra tuled siia, siis kõik rahvas tuleb järgi. Eile oli ka minu meelest, kui me istusin kuskil trassile. See on see Austraalia First Table, sellepärast töötabki. Just. Ja eile õhtul me vist isegi filmisime siin sama sees, aga me jõudsime nii hilja, et siit oli juba plats täiesti tühi. Nii et seal samas restoranis me pidime tegelikult sinna minema. Aga me jõudsime siia ennem ja see tundub ägedam, kui seal restoranis olla, nii et... Siin meie esimene käik või kuidas öelda jõudis kohale, ütleme, meil tulid krevetid, meil tuli siis pan mi sai, tundub, et
on tehtud nagu väike siuke garlic bread ja siis meil on eggplant ehk siis mis on baklažaan grillitud ja kurk tšillikastmega, nii et Anna käed siia. nüüd on tessimise aeg. Ja võib sööma hakata. Mis sa maitsesid eggplanti või? Jaa. Oota, ma maitsen ka siis. Suitsune. Siin Maitsekas. juba ise ka kõik, kes on pulkadega, vaata. Tegelikult kahvlid ja lüsikad on igal pool olemas. Peaks kodus hakkama rohkem tegema. Ja see baklažaan oli lihtsalt nagu grilli ääres, nagu kus kõige väiksem temperatuur on lihtsalt seal chillis pikalt. Nägid seda või? Ja, see oli seal grilli peal vaikselt. Ülihea. Aga ma tahtsin veel öelda, pulkadega hommikusöögis on see station, kus kohas ongi mees, kes teeb siis šef, kes teeb siis seda muna. Ja. Ise tead, kuidas soovid muna. Tahad scrambled muna või mida iganes. Igal juhul point on see, et ta paneb nende pulkadega seal. Oled näinud? Otsast lõpuni teeb kogu muna pulkadega valmis. Minu arust üldse Aasia köögis on väga tavaline, et põhimõtteliselt ainuke köögis küpsetamise riist ongi pulgad. Ja, ma ei teadnud seda. Kõik on väga maitsev siiamaani. Ainuke asi, mida ma ei viitsi hetkel teha, on puhastada krevetti. Sama. Näevad väga head välja. Need näevad väga-väga maitsev välja. Tavaliselt meie peres olen mina see kreveti puhastaja. Nii et Brenda, näpud tööle. Aga ma ka üldse ei viitsi mäkerdada siin tegelikult. Aga davai, teeme ära. Kõigepealt tõmbame pead maha. Siis tõmbab siit selle alumise osa. Sõrad. Ja siis tuleb, see näeb väga nagu siuke tüütu välja, aga tegelikult ta ei ole üldse nii tüütu. See tuleb ilusti lahti. Nii, saba. Pooled inimesed tõmbavad kreveti siit maalt maha. Tegelikult on siin väga palju osa veel. Väga palju liha. Ja Saba sees. Ja siis tegelikult tuleb siit vähe ka eemaldada. Soolika osa ka siit saba tagant. Mitte soolika, aga mina ei tea, kuidas seda kutsutakse. Selle saab siit. See ei ole see kakatriip või? Kakatriip, jah, täpselt. Kui teada tahate. Ma mõtlesin, ma olen natuke viisakam, aga okei. Ei, no see on puhas elu lihtsalt. Jah. No, I'm all good, thank you. Thank you. Ma napilt magasin maha kahjuks, aga Brenda käis just siin... Küsisin vetsu, et käsi minna pesema, sest mingi käsi tahad pesta, mul siin vesi olemas. Jah, no nii et super. Lihtne. Käed pestud. Siin restoranis on kõik, siin on ainult lahendused, probleemi ei ole. Testvahendit, jah. Kõmdi. Lobster on kohal. Kindad toodi. Ma käisin just siin nurga taga ämbris käsi pesemas. Krevettide, ma koorisin neid krevette. See on tuline. Okei, ma sain midagi kätte. Kahvliga, aga hoia ühe käega kinni. Aga ta on, jah, sul on teistpidi, pööra äkki ka nii pidi nagu mul. Saab siit kinni hoida, siit on parem kinni hoida. Väga hea on. Ma isegi mõtlen, et ülihea, et me muidugi tahtsime juustuga. Aga ülihea, et me ei võtta juustuga, siis juust tapaks kogu selle puhta maitse ära. Ülihea. Ta on hästi selline kerge. Väga maitsev. Mina kirjeldaks seda kui maailma kõige parem valge kala. Jaa, miks mitte. Aga ta on parem kui valge kala. Aga jah, okei, maailma parim. Ja kogu see kombo, mis te näinud olete siiamaani, me maksime selle eest ilma joogita $40 oli. Jah, ma tahtsin öelda, et see homaar Austraalias, üks homaar oleks mingi... Ma alla 80 ei ole näinud. Ma arvan, et nagu see suurus, siis ma arvan, et $100 ikka. Võimalik. Aga jah, ma pole päris kindel, kuidas seda süüa. Lahkusime Lobsteri kohast, milline imeline restaurant, peab ütlema. Väga maitsev ja kõik asjad. Ja jälle siuke pisike putka, mulle meeldivad. Mulle meeldib, et siis kui teist õllet tellisime, siis saati laps õlle järgi, nii et siuke perebusiness, vaata. Aga ma ütlesin ka, et küsin, et kas nad on iga õhtu seal. Ja siis nad ütlesid, et jaa, et iga õhtu. Ja siis nad küsisid, et kas tulete homme tagasi, siis ma mingi homme arvatavasti mitte, aga et me oleme siin 2 nädalat, et küll me tuleme mingi hetk. Selle peale üllatuvad kõik, sest kõik eeldavad ongi, et sul on nagu 1-2 päeva on inimesed siin, vaata. Ja siis
ja siis ma ütlesin, et jaa, siis ma pean tooma, siis ma pean nagu seda 3 tükki neid eggplante võtma. Ja siis ta mingi ei. Sina ütle mulle, kui sul eggplant on otsas, siis ma toon sulle kohe juurde lihtsalt. Free. Toon sulle lihtsalt juurde, kui sulle meeldib. Nii tore, tulge taga. Nii tore. Ja üldse ma pean ütlema, et me millalgi räägime sellest lähemalt või podcastis tegelikult me natuke oleme rääkinud, et me tegelikult käisime 2 aastat tagasi Vietnamis, aga me käisime Põhja-Vietnamis ja ma olen kuulnud, et Põhja- ja Lõuna-Vietnam on väga erinevad. Siiani ma saan öelda, et nad tõesti on väga erinevad ja mulle meeldib lõunas palju rohkem, kui mulle meeldis põhjas. Põhjas oli väga ilus, väga tore, aga lihtsalt nagu see kultuuri osa ja kõik see on natuke teistmoodi. Minagi räägin pikemalt sellest, aga lihtsalt ma pean ütlema, et inimesed kohalikud on nii toredad ja sõbralikud ja nad ei ole väga peale tükkivad Aasia riikidele mõeldes. On enamasti ikkagi see, siuke tavaline vaata, standard. Nii et kõik on olnud super. Miks mina selle õllega pean ringi käima nagu? Sest et sina oledki suuvõõluujooja. Nii et kõik on olnud super. Me just täna rääkisime, kui rahul me oleme selle otsusega, et me ikkagi otsusime tagasi Vietnamisse tulla. Vietnam on olnud bänger, nii et pigem on. Minu jalad on täiesti läbi. Ma ei tea, vaatame, kas Brenda tahab midagi veel ostelda ka. Brendal on toppe vaja vist. Toppe maja. Või lähme koju voodisse, sest et kell on jällegi märkamatult saanud 9. Ongi või? Jah, nii et aga lähme vaatame, äkki shoppame veel midagi. On kell, ma ei tea, mis kell tegelikult on. Palju? 9:30. Ja kuhu Hans ja Brenda jälle suunduvad? Massaaži! Jalad valutavad marketite vahel traalimisest. Kuule, me puhkama tulime, me mingi hommiku kella 8 saati. Lihtsalt jooksnud. Asju teinud. Nii et ja homme hommikuks on meil teile väike maasikas ka. Ma ei tea, kas me rääkisime siin, aga meil on väike no eks homme hommikul näitan, ei hakka ära rikkuma veel. Nii et lähme teeme väikse jalamassu ja siis tagasi hotelli. Mina võtan kõik selle materjali siit maha, et meie imeline monteerija Katriin saaks selle enda kätte ja saaks selle kõike teieni tuua. Nii et Brenda, mis sul kodus plaanis teha on? Pikutada, see on hea plaan. Tavaiks, ma ei tea, kas... Ja tegelikult ma peaks Instas mingeid asju tegema, aga vaatab. Brenda teeb Instas asju võib-olla. Nii et me lähme teeme väiksejalamassaaži ja magama. Meile juba lehvitatakse. Tšauki tšau, armsad sõbrad. Näeme!